Mida rohkem tundub, et see üritus muutub iga aastaga järjest populaarsemaks ja kui me vaatame ka auhinnagalat, siis on laekunud rekordiliselt üle 100 nominendi, keda on siis pakutud auhinnasaajateks. Kuidas sel aastal on üldse muuseumidel Eestis läinud? Kui me hindame selle järgi, et kui palju tuntakse muuseumite vastu huvi, siis mul on tunne, et muuseumitel on läinud väga hästi. Aga loomulikult on muuseumid selle jaoks ise ka väga palju vaeva näinud ja suutnud nende muutustega, mis ühiskonnas on, väga hästi kaasa minna. Kui me nüüd mõtleme enda rahvaarvu peale ja mõtleme, et keskmiselt käib iga Eesti inimene, kui turistid maha arvestada, vähemalt 2-3 korda aastas muuseumis. Passime siis peale, et rotid seda kõige väärtuslikumat kultuuripärandit meil ära ei vii ja et seda ka siis võimalikult nutikalt ja inspireerivalt kasutada. See või noarotsi mehe sööki koju või minna. Muuseumidest, turismivaldkonnast, raamatukogudest, arhiividest. Tänaseks oleme jõudnud sinnamaani, et muuseumitest on saanud kõigi Eestimaa inimeste elu lahutamatu osa. Luges ka oma pesast välja Haapsalu pürge, ohmitses ning kohendas oma maja Tartu mänguasja muuseumi lisatoondus mängukaru Nässukaru. Aasta muuseumirott 2015 püsiekspositsiooni eest on Ülle Kask. Teie saite ühe peaauhinna. Tutvustage lähemalt, kes te olete? Mina olen Ülle Kask, Eesti Tervishoiumuuseumi näituste kuraator ja meie uue püsiekspositsiooni idee autor ja ka teostaja. Kuni viimase hetkeni oli see minu jaoks üllatus, sest me konkureerisime ikka selliste suurte ja tugevate muuseumidega, nagu seda on Eesti Vabaõhumuuseum ja Ajaloomuuseum. Aga võib-olla, et määravaks sai just see, et me oleme ainukene anatoomia, tervishoidu ja meditsiini käsitlev muuseum Eestis ja meie uus püsiekspositsioon peale seda vana püsiekspositsiooni, mis oli juba 25 aastat olnud, on ilus ühtne tervik, kaasaegne, atraktiivne. Ilmselt määravaks saigi just see. Ja kindlasti on meie muuseum üks ja ainukene Eestis, kes meditsiinitemaatikat populariseerib, nii et ma loodan, et noored saavad nüüd ka innustust arstikutset õppida edaspidi rohkem. Aitäh ja palun oma nimi ja täpne ametikoht. Ülle Kask, Eesti Tervishoiumuuseumi näituste kuraator. Kui suureks auks muuseumi töötaja loeb seda, kui talle see auhind osaks saab? See autasu on kõrgeim tunnustus, mida me oma kolleegidele anname. Päris ausalt öeldes, ilmselt iga muuseumi või muuseumi töötaja südames väikselt hakkab süda põksuma, kui ta mõtleb selle võimalusele, et tal on võimalik saada see väärikas auhind. Kas rott innustab enamaks? Väga. Kui ei taha numbritesse pugeda, aga meil oli sellel aastal umbes 1/3 võrra üle 100 taotluse, mis tähendab seda, et huvi ja tahe teha, konkureerida on väga suur. Muuseumi nõukogu esimees, sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhataja Anton Pärn.